No nii, terekast jälle, et nüüd nagu lubatud sõid oli lendan ka kalale küll kõvasti hiljem kui lubatud sõid, aga jägale ööle ja vaatame, mis tulla võib. Spinning ka kaasas, aga proovib selle lennukaga enne. Kodus natuke harjutasin seda viset ja praegu on juba lubatakse püüda ka. Tuleb midagi kas või võttu. Toho, see on külme mul nüüd jälle. Ja, siis sain. Praegu on otsas eile ise tehtud putukas. Mis iganes ta on, mille moodi. Ma ei tea, ujub küll, ma ütleks. Selline väga-väga hästi tehtud putukas mul. Ma tahtsin, et ta pinnal oleks ja ta läheb vee alla küll, aga ta tuleb kohe pinnale tagasi. Et kui vahepeal nüüd hääli kuulati, siis mul on ema ja vend on ka. Oi. Oi. Vette ma praegu ei näe. Ma mõtlen, kas ma hakkan minema kuskilt mööda jõge äkki. Sinnapoole ma vist minna ei saa. Aga teisele poole pidi mingi rada viima. No, läks ise nii siis läks. Ujuv nöör ei olegi nii väga ujuv. Nii, kirime kokku. Sikke tumedam raba veevärvi vesi on siis.
nii, nüüd olen teisel pool jõge ja teisel pool silda. Vähe sai. Aha. Ja nüüd juhtub siuke asi, mis on hästi-hästi halb. Siit hakkab kõik see kubatus jäässe minema. Ikkagist liiga külm on jälle. Jäätab mul rõngad kinni ja siis ei liigu siin midagi. Jah, proovin. No nii, et nüüd proovin spinninguga hoopis ja siis spinning puhul seda, mis ta on, pöörlevad. Hästi-hästi aeglaselt tuleb kerida, see tuleb nii pinda mööda. Vool on nii tugev, et no nii, nüüd olen jälle sellest eemal, aga seekord teiselt poolt üle.
täiesti kinni, jah. Aga noh, lennuka pärast see siia tuldud praegu ja siis püüabki sellega. Jah, midagi on kusagil ikka jääs. Okei, panen praegu kinni, vaata video. Nii, et liikusin nüüd tükk aega jälle edasi, sain spinningu vahepeal lahti, et spinning oli vahepeal kinni jäänud. Ja nüüd püüan. Leidsin mingi ilgelt madala koha, kus ma isegi näen, mis see veele toimub. Aga spinal on notas praegu mingi lants. Mingi see wobbler, mis on kuidagi natuke sassi ajanud ennast ja keeratab veel paremini, mängib ägedamalt, ärritavamalt. Lendõngega oli ka vahepeal probleem, aga hakkan uuesti, siin on head lõikku. Ongi, panen selle spinningu vahepeal. Ja nüüd, kes endale ka sihukesi rulle tahavad, kes Eestis tegutsevad lendõngitsemisega, aga Eestis ei müüda sihukesi rulle, siis nendel ma võin tellida. Aga kulud maksavad ise kinni. Et mingi 4 päeva vist läheb sellega maksaega, siis tuleb kohale. See on maksimum, võib ka 1 päevaga tulla. Aga ma kiitin heaks selle Negnani. Vähemalt siiamaani kodus testitud mingi aega töötab. Oi. Üks siuke ise tehtud kahtlane siuke läikiv kileribadest putukas, et sellega püüan praegu. Et mis imelikku häält teeb, siis see kõik. Ta lihtsalt läigib, mõjub ärritavamalt. Et kui keegi Eestis nooruk tegeleb veel lendõngitsemisega ja teab minust midagi rohkemat, siis võiks rääkida. Nii. Noh, nüüd see kinni kuhugi. Jah. Nii, aga vaatab hiljem. No nii, aga nüüd teeme siukse triki, et kuna siin on nii madal, et siis teeb nii nagu ikka tehakse lendõngega, et minnakse ette. Apsti. Kaldaäärne jääskiht. Läbiseb siin. Nii, jah, ma saangi ainult siin kadera sees olla, aga sellest on abi. Ma oodan, mul nüüd kummikud on piisavalt terved. Tauka pole sees kuskil ja lähevad marjaks. Vahet seletsid mul kaasas ei ole hetkel. Noh, nüüd ei kinni see.
ma tean, et ma teen raudselt algaja oskuste pärast midagi väga-väga valesti. Aga noh, eks see ongi harjutamise asi. Kui on mõni siuke noorem rollim kala ka, siis ega see võtab siukest ka ja võib-olla ei karda nii väga seda märatamist siin vees möllamist. Aga ma pean endale kahlamispüksid ikka ära ostma. Paneme siis pikki voolu, kipub ikka kinni jääma siin üle. Veel edasi. Nii, ja see rull on tellitud siis, kui nüüd õigesti aru sain, siis tuli Poolast vist. Et Taimenist tellitud. No, ei lennan tõesti. Mingi nikardis. Nii. Teeb nüüd üks asi, et vahetab putuka ära. Siuke kiirkinnitus karabina mõtlesin, et kinni lahti, saab vahetada. Et ei pea siduma kogu aeg. Ja siis mingid ise enamus on juba varsti on juba enamus ja ise nikerdatud sinna. Mingi putukalaadseid asju. Ma ise kiidan selle roosa heaks, et tuli hästi välja. Aga nüüd vaatame mingid, mis on kellegi teise tehtud. Nii. See on juba tööstuslikult. Võtab selle rohelise. No. Kirjas on, et need on ujuvad putukad, aga kui marjaks saab, siis kui ta kupub ära. Ja ometi ta vette minnes ju saab marjaks. Ega ta esimesest paugust kohe ära ei upu enamasti, aga suht kiiresti ikka. Nii, rõngad, või noh, siin pole rõngad, siin on traadid. Noh, ütleme ikka rõngad, et jääs puhtaks ja siis hakkab käima see asi. Oh, minu meelest tuli ise väga hästi välja praegu. Mis siis, et peaaegu läks kõhki, aga anname natuke juurde veel. See rull on lihtsalt mõõtmeid vaatasin natukene. No, ma ei vaadanud valesti, aga noh. Et mõtlesin ta natuke suuremaks ikkagist peaga. Eelmine siuke, ma ei tea, mis mänguasi see siin küljes oli komplektis kaasas. See oli ikka täie, noh see oli kõvast suurem, aga see oli ikka täiega, ma ei tea, mis asi ta oli. Sitast on sõna otseses mõttes, vabandust väljenduse pärast. Ütleme nii, et niivõrd-kuivõrd on siia kala kätte saama tulnud ka, aga rohkem just selle harjutuse pärast, et õpin üldse püüdma. Ongi siuke testipäev pigem. Kuigi noh, mõttega mõtlen kalale ikka. Aga nüüd, kuna ma siin lobisen niimoodi ja madalas kohas püüan ja noh, kala oleks juba tulnud, kui teda oleks. Vist. Proovime kalda äärde rohkem. Noh, nüüd jäi kuhuks hilja taha kinni korraks. Aga see on siis mingi, ma ei tea, polisi peale mahtus mingi 25 meetrit on mul seda 24-25 meetrit on mul praegu seda nööri siin peal. Siis siin on see sidurivärk, mida teisel ei on mitte mingit moodi. Maha on ju, sidur maha. Käib igat pidi ringi, sidur peale. Ringi ei taha teisele poole hästi minna. Siduri ma panen praegu
ütleme 8 on siuke paras. ägedalt käib. jah, hoiab küll kala ära, aga ega ma enam ei loodagi teda saada. algul oli siuke juba, et äkki saan isegi, aga rull on tehtud mingist alumiiniumist, aga ta ei ole see turalumiiniumiks, mitte lennuki alumiinium, vaid mingi muu, mis ta oli. ei teagi täpselt. aga siin on see Negnon. aga nüüd keegi teist, kes mind vaatavad ja ise oskavad lendingega püüda, et kunagi võiks kokku saada ja keegi õpetaks mulle siinsama jõe peal siis või kusagil mujal, aga pigem ma eelistan seda, sest see on mulle endal lähedal ja ai, nüüd tõmbasin liiga kokku juba. jah, nüüd on sassis. nii. Lipsu ma olen endal peaaegu meetri lühemaks võtnud, muidu käib 2-meetrine lips siia originaalis. aga ma vaatasin, et see liiga peenike minu jaoks, et jätan kuhugi kinni ja vaja lahti tõmmata, ta läheb katki ju. Jesus, see on ikka väga jääs juba. piisavalt külm ikkagist ju. jah, ma saan aru ka, et ma räägin liiga palju. Suht igav on. peaks äkki kaugemale minema. tahab see insenöör kuidagi sõlma minna. aga okei, vaatab pärast. no nii, et nüüd jõuan kohe kohta, kus ma veel kolistan. saab äkki siit saab kala. et esmapilgul proovime see. esimese korra proovib ära spinninguga. nii, kui ta ma lähen.
Nii spinning jäi kinni, aga enne kui ma ta lahti rapsin. Et nüüd spinning jäi kinni, aga enne kui ma ta lahti rapsin, siis ma proovin läbi. Issand jumal, üle nii jääs jälle. Proovin lennukaga läbi enne. Siin paistab siuke natuke sügavam olevat. Jah, nüüd on kõige nii rohkem. Nüüd on need rõngad nii palju jääs, et nagu enne ei ole olnud. Siuke kõva jää ikka. Aga liigub edasi. Nii, kuidas ma minna saan siit? Seal, ikka proovib meid kallast. No nii, ma arvan, ma jõudsin enda sihtpunkti, et siit ma enam kaugemale ei lähe. Et jõgi läheb siit kitsamaks ja aina raskem ligipääsetavamaks ka, et nüüd ma hakkan tagasi minema. Ja ma ei tea, kas vahepeal püüdan, aga mõtled, et ma olen täiesti tagasi ja siis seal püüan. Edasi. Jah. Sõitan ära, et täna väga palju aega isegi tegelikult ei olnud. Ainult paar tundi, et või noh, mõni tund. Jesus. Aga noh, jah. Siis läheb praegu tagasi ja no nii, nüüd ma olen tagasi Nappu silla juures ja see ehitati 2003. aastal Nappu sillas ja praegu lähen ema ja vend on lõhka äärest teevad süüa, et ma lähen vaatan, mis nad teevad seda. Pärast püüan mingi aeg edasi ja proovin veel käia korraks ka mingi teisi äärest läbi, mis tee peale jääb. Aga praegu siit teevad. No nii, et selle jõe äärest on hetkel lõpp, aga ma käin veel korraks ära minnes teise jõe äärest läbi, et seal teeb selle päris õige lõpu. Aga jõgi on nüüd siin. Sinna poole läksin piki voolu, teinekord läheb teisele poole ka. Vaatab rohkem. Läheme teise jõe. Nii, ma olen nüüd siin teise jõe ääres ja ma nägin kohe, istusin okse peal jäälind. Aga see lendis minema. Et see on nüüd Ambla jõgi ja siin oli jäälind istus. Ma pole siin varem vist näinud. Aga noh, ma proovin siit ka veel. See tundub siuke tegelikult parem jõgi see ei ole. Et ma võtan õnge ja siis vaatab. Nii, ma üritan nüüd siit püüdma hakata. Joppenpuh. Sügavust siin on, kala siin vist pole, noh kalast pole õrna aimu. Et tegelikult siin on küll kala, aga siin on forell ja viker peaks ka sees olema. Aga nii, tulin teisele poole silda, lihtsalt üle silla on. Ja siin on ikka päris ilusti sügavust. Siuke sirge jõgi, hea ligipääsetavusega. Ja vastu hool on nüüd, et läheb see vise ja vaata, kala siit üleval siit näha ei ole, aga kui ole, siis ta näeks siis mind ka. Nii, issand kui kiire vool ikka. Läheb kohe silla alla ära, kui vastu ei tõmba. Nii, nüüd ma liikusin siin natuke sillast eemale. Vaatasin, et siin on päris ilus koht. Aga putuka vaatasin ka ära, aga siiani olen kasutanud pigem enda tehtud neid. Olen suuremad kuidagi järgsemad. Aga mul on pigem siukesed upuvad. Saad kohe vee alla. Praegu on siuke läikiv. Aga mulle polegi enam aega, et ma lõpetan ikka vist ära.
mingid visked veel teen siit niimoodi. Teinekord tuleb jah, siis selle jää peale hoopis. Kuigi jah, ühesõnaga käib siin vaheldumisi mõlema peal, lihtsalt see on kõvasti lähemal söögi kodune. Ilus on plats, siin on põhjas on kivid, et ta ei jää niimoodi kinni siia. Ja on läbipaistvam vesi. Polaroide mul hetkel ei ole, neid tuleb ka muretseda, aga ma ei tea, ma võtan mingi 20 euroga need poolid. Siin on mingi jõgi tuleb teisele sisse. Või noh, see ei ole enam jõgi, see on mingi oja juba, aga väga okei. Nii, kerib kokku ära ja minek. Aga jah, tuleb teinekord muretseb endale kahlakad. Ma ei usu, et järgmine kord, kui ma video teen nüüd olemas enne ka lähitulevikus. Aga noh, suveks muretseb kahlakad endale. Ja siis tuleb. Siit ta ei ole nii sügav söögi, et mööda kalda äärt saab minna ja siis saab püüda siin. Siuke sirgem jõgi. Aga siis hetkel, noh, rullime ette uuesti ära korraks. Õng on siis siuke. No ritv on mingi ridast, ma ei tea ise midagi. Mingi flueger. Näeb hea välja, tundub hea, aga mul pole õrna aimugi. Võtta, kui nüüd need, kes lennukatega püüavad, teavad, mis see on, et siin on see kuradi kinni keeramise värk on ju, kuhu rull vahel läheb. Et siin pool tegelikult see peaks olema teisel pool. Et see on üks siuke ainulaadne ritv siis selles suhtes minu teada, et ma ei tea, et teistel oleks niimoodi, et oleks niimoodi nagu minu ridal on. Aga ma tahan ka seda korralikumalt ritvu, et mul on vaja siit kinni hoida hästi rulli lähedalt, siis on ebamugav. Aga jah. Et siit kohalt lõpetan siis ära mina, et subscribe, like, comment ja tšau, näeme järgmises. Jagage mu videoid ja tehke reklaami ka natuke. Et ma loodan, et nüüd tuleb rutem video järgmine uus kui 10 päeva jooksul jälle. Et tahaks uuesti tulla, aga ma ei tea, kas ma... Kust järgmine video tuleb, seda ma ei tea. Aga vist ei tule jõe äärest ikkagist. Aga eks vaatab, võib-olla tuleb üldse metsas, et tšau.